Sandid Hoos. Meie teise sünnipäevasaate külaline on Combat Ready instruktor ja meie vana sõber Priit Lilleveli. Head kuulamist! Tere, head Sandid Hoos podcasti kuulajad! 2 aastat, täpselt nii palju on olnud meil rõõm ja au teie kõrvus kõlada Jüriga. No tere, Jüri! No tervist! Kas sa 2 aastat tagasi arvasid, et me 2 aastat saadet teeme? Ei uskunud, et mõtlesin, et nagu ikka oleme kõrvalt kuulnud, et paar korda tehakse ja siis on toss väljas siis ja kaob see kõik. Nagu me oleme järjepidevalt. Iga kuu on episood olnud. Kas ette salvestatuna, aga muidu, aga iga kord on episood. Jah, kuigi peame olema ausad. Ühe kuu eevab vahele. Jah, eelmise aasta novembris jäi vahele, aga me tegime saadet, mis siis tuli hiljem välja, lihtsalt see protsess võttis meil natukene kauem aega ja meie siis saime oma saate natukene hiljem kätte, aga kuu jäi siiski vahele. Ja kui me eelmisel aastal võtsime oma tegemisi kahekesi kokku, siis sellel aastal me vestleme ühe põneva inimesega, kellega oli au tutvuda just nimelt 2 aastat tagasi meie esimese saate salvestuse päeval. Meiega on Priit Lilleveli, Combat Ready instruktor. Tere, Priit! Ja Maicel, tere Jüri! Mul on suur au teiega siis 2 aastat hiljem jälle vestelda. Ja, on tore. Äge on olnud vahepeal siin muude tegemistega ka teiega kokku puutuda ja ma väga imetlen seda, et olete 2 aastat iga kuu oma podcasti episoodi välja näinud, et hea töö. Ja, oleme suutnud olla järjepidevad. Sina oled meil tulemas 25 saade, nagu ma arvutisse kirja panin. Erisaateid on meil ka olnud, nii et kokku meil võib neid täitsa olla 29, kui mitte isegi juba 30. Et oleme olnud selles suhtes päris heal järel. Ja no natuke oli praegu déjà vu, et sina said natuke aega vaikides istuda. Mina 2 aastat tagasi istusin tund aega teie kõrval ja kuulasin, kuidas te rääkisite ja üritasin võimalikult vaikne olla ja lootsin nahkjope ei krigise ja tool ei ragise. Aga tehtud ta sai ja teil sai saade tehtud ja meil sai saade tehtud ja täna me siin nüüd oleme, et saame rääkida siis sinust ja podcasti tegemisest ja meie ühistest tegemistest, mida on ka olnud. Ja meelega. Tuleb. Ja see on ka huvitav, et nüüd täna mul on uues kohas. Ja, me oleme siis Endla 59 Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu kontoris. Et paljudele meie kuulajatele peaks see täitsa tuttav koht olema. Kellel ei ole, siis mine tea, äkki satute siia varsti meie külalisena või mõne muud huvitaval põhjusel. Arutasime, et mitu korda me siit uksest läbi käid ja selle maja sellest majast sisse välja käinud oleme, ma ei tea. Sadu või mitte 1000 kordi. Ma arvan, et me oleme veel sadades, aga ega see 1000 vist kaugel ei ole. Et ikka toob igasugused toimetused siia maja ikka tagasi. Jah, aga tore on siin tagasi olla mitmes mõttes. Ma olen siin küll iga kord kuus vähemalt seoses Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosolekuga. Aga selles mõttes oleme ka meie siia omadega tagasi tulnud, et me saime siia tagasi, kas nüüd juba eelmise aasta suvel me saime siia tagasi ja me oleme siin olnud, kui ma eksin, andku mu kolleegid mulle andeks, ma tõesti ei mäleta, aga siia tagasi tulek oli meie jaoks suur ja tähtis asi. Ja tore on siin olla, sest siin on mugav ja kodune. Aga lähme veel põnevamalt edasi ja võtame sinu ette, Priit. Ma küsin sult esimese küsimuse. Milline oli sinu lapsepõlv, et kui me teame karjääri poolest vähemalt Jüriga, et sa oled sõjaväelase taustaga ja natuke teist tausta ka, siis milline oli see lapsepõlv, mis sind siia viis, tõi? See on üks ütlemata hea küsimus, et ma olen seda Combat Ready enda podcastis, mis oli ka päris pikk episood, 2 tundi vist midagi sükest rääkinud. Aga ega ma arvan, et see sõjaväelane olemine, kaitseväelane olemine, siis võimalik, et see ei ole nagu juhuslik. Ma kasvasin üles sellises väikses, põnevas ja keerulises kohas nagu Klooga Alevik. Ma ei tea, kas on teile tuttav mehed või mitte. Ma elan Keilas, sa ei ole siis minust väga kaugel üles kasvanud. No Keilas ma käisin nüüd kiiresti ette hüpata natuke, sest lapsepõlvest Keilas käisin koolis 1. klassis.
aga algkoolis või nii-öelda esimene klass oligi seal, aga ma elasin Kloogal ja siis selline kuni 5. klass tegelikult kogu see lapsepõlv nagu toimus seal. Et see on vana sõjaväelinnak ja vana ohvitseride linnak, kogu see Paldiski poolsaar oli ju tegelikult kinnine tsoon ja Kloogal elasid siis nõukogude ohvitserid. Ma täpselt ei tea, mis asjaoludel meie sinna elama sattusime, ma olin piisavalt väikesi, et mul mingit otsustus või sõnaõigust ei olnud selle. aga seal ju on ka tänaseni Kaitseväe harjutusväljak, kus siis kaitseväelased käivad oma siis harjutusi tegemas, nii laskeharjutusi kui ka igasuguseid muid taktikalisi liikumisi. Ja eks ma siis ju nägin seal tee ääres, kus need sõdurid seal sõitsid edasi-tagasi oma masinate, soomukite ja asjadega käisime poistega ka vaatamas laskeharjutusi, saime nagu kaugemalt näha kõike seda. Tol ajal lasti ka Klooga harjutusväljal 120-sed miinipilduja miine, ehk siis need oli, täitsa äge oli vaadata, kus sinna maa sisse lendab ja seda kõik ülest lendab. Ja sealt võib-olla üks selline huvitav lugu kohe, et mida me siis tegime, kui me nüüd miine vaatasime seal poistega, oli see, et me lugesime palju välja lasti, palju plahvatas ja me märkasime, et üks miin ei plahvatanud. Mingid põhjusel kaitseväe käisid üles ei korjanud sealt. Aga meie läksime, otsisime üles selle. Ja kujutad ette, me kaevasime selle välja sealt maa seest. Me tassisime selle küla vahele. Ja siis arvasime, et äkki peaks helistama päästeametisse ja kutsume demineerijad. Et sarnaseid olukordi me kuidagi paha aimamatult lõime endale. Tegelesime laskemoonaga, et seda oli ka leida kahjuks sealt niimoodi vabalt. Lihtne. No siis mul on suur rõõm öelda, et mul on hea meel, et sa täna siin oled. No täpselt, aga on kahjuks ka olukordi, kus ikkagi juhtus õnnetusi. Seal keegi kaotas endal näpud, mingi lõhkeainega seal või mis iganes ma täpselt asja ei tea, aga jäi näppudest ilma. Kuna seal vanas sõjaväelinnakus oli tollal ajal enam ei olegi minu meelest ühtegi sellist maha jäetud ja vana maja. Tollal oli ja seal ühele tüdrukule kukkus siis suur malmpann, mis oli püsti seina ääres, kukkus talle peale, sest oli 7-8-aastane tüdruk. Kahjuks ta sai surma, et eks siis eks see keskkond, kus me nagu elasime, kus lapsepõlve, see oligi ohtlik, see oligi nagu lahingaväli tegelikult. Et kui meil oli laskemoon selliselt nagu käes, me ise saime need üles kaevata, me leidsime seal granaate ja igasuguseid muid suukseid ohtlikke asju ja need majad ja hooned, kuhu me saime ligi, et see kõik oli ülimalt ohtlik tegelikult. Jah, kui selle peale mõelda, siis kujutada seda ette, kes pole seda olu näinud, siis kindlasti. Olid sa üksik laps või on sul õdesid vendi ka? No absoluutselt mitte, ma olen ikkagi pärit suurest perest, 7 lapselisest perest ja ma olen kõige vanem, üks vanem vend. Ehk siis tihti oli ikkagi niimoodi seal, et kui me õue läksime mängima, siis mul tuli kaasa võtta oma õed ja vennad. Loomulikult vanemaks sain, siis mina liikusin rohkem oma sõprade seltskonnas, aga mingi periood oli tõesti, kus mul tuli oma õed ja vennad kõik kaasa võtta, kui ma tahtsin õue minna. Ja siis ma pidin nende üle hoolt kandma ja neid jälgima. Küll me tegime seal, ehitasime, Kloogal on ka järveks, me ehitasime seal järve ääres parvesid asju. Jäime nii-öelda suvel, ei hooma lapsena seda, mis see kell on. Jäime seal selle parvega sinna järve peale ujuma ja pool küla otsib taga, kus ma oma väikeste õdede ja vendadega parvetan. Et sealt sai nagu mingid oma triibulised pärast kodus ja kõik muud jutud. Et siuke legendaarne 90-ndate lapsepõlv on. Jah, päris huvitav, ma mingil põhjusel ma sattusin või mul on õnnestunud näha neid pilte sellest ajast. Ja see on selline, ongi tõsine 90-ndate nagu keskkond, üks lagunenud ja räämas
majad ja tänavad ja siis need autod olid seal Žiguliid ja Moskvitšid ja kuidagi nii trööstitu tegelikult, kui nüüd vaadata täna neid pilte. Aga siis tundus see normaalne. Eks ta siis oli jah, tavapärane. Aga suurest perest olen pärit jah, ja niimoodi me seal toimetasime. Et sa oled siis harjunud, et sul on salk kaasas? Nojah, nii on, et ikka nagu kambavaim ja ka see siit kombatari instruktor, tegeleme juhtimise õpetamisega, ma arvan, see juba sealt tuli. Vanem vend, eks ole. Tuli teha seda nii hästi või halvasti, kui ma seda oskasin või ma seda nägin, kuidas vanemad tegid või kuidas kuidagi teiste vanemad tegid või koolis seda tehti. Lihtsalt tuli teha. Ma arvan, et see on siuke nagu eluõppetund juba maast madalast. Tundub nii, et... Aga mis ajendas siin nagu lõpuks selle otsuse vastu, et me kaitseväkke minna? Jaa, et üks asi see, et ma nägin neid kaitseväelasi, eks nad tegid seal igasuguseid üritusi ja tutvustasid ikkagi seal külarahvale oma relvastust ja masinaparki. Siis naaber, ma elasin sellises kahekordses kortermaas teisel korrusel ja esimese korruse naaber, tähendab seal naabril käis külas nende sõber, kes siis oli rahuvalve. Paldiskis oli rahuoperatsioonide keskus, kunagi siukene üksus. Ja siis mingil põhjusel mind nagu väga paelus see, et mina tahan ka saada rahuvalveks. Ja siis eks ma siis nägin seda naabri sõpra ja suhtlesime ja rääkisime, küsisin seal erinevaid asju ja mu onu oli siis ka mingi hetk ajateenistusse minemas, kes oli mulle eeskuju. Ma võiks isegi öelda ka nagu isa rolli eest, sest et minu bioloogiline isa sai autoavaris surma, kui mina olin 3. Et mul oli kasuisa ja võib-olla onu oli siis 15-aastane, kui isa surma sai. Et tema hiljem on rääkinud, et ta just on nagu mõelnud, et ma võtsin selle rolli, et olla sulle nagu siis nagu eeskujuks või toeks või kuidagi nii. Ja siis kui tema läks ajateenistusse, siis see oli ka üks selline nagu tõuge, et olla nagu tema moodi. Et ma arvan, et need asjaolud viisidki selleni, kus aastaid hiljem ma avastasingi enda õla pealt rahuoperatsioonide keskuse embleemi. Ja ma teenisingi rahuoperatsioonide keskuses. Vot selle valguses ma küsin sult seda, et mida sa ütled noortele, kes lähevad täna ajateenistusse? Väga hea. Ma väga tervitan seda, et see on, ma ütleksin, et sealt, kui rääkida korraks võib-olla selliselt kodaniku tasemelt või üldiselt riigi mõistes, siis see on ülimalt loogiline, et meie noormehed käivad ja saavad teadlikuks, kuidas siis oma riiki kaitsta, kui seda tuleb teha ühel päeval. Teistpidi neile, kes arvavad, et seal mingi põhjusel ei ole kaasalikult veedetud aeg seal, siis ma ikkagi soovitaks uurida selle kohta ise rohkem ja hea on ka see, et täna on riigikaitsetunnid gümnaasiumi astmes kohustuslikud. 35 tundi on kohustuslikud, mille eesmärk ongi tõsta seda teadlikkust riigikaitsest üleüldiselt ja ajateenistusest samamoodi. Et olen ka ise riigikaitseõpetaja 4. aastat juba. Ja mida ma neile siis ütleks on see, et selle 9 kuu jooksul sa omandad selliseid oskusi, mida sa tõenäoliselt kusagil mujal tsiviilettevõtetes töötades ei omanda. Kas või lihtne metsas orienteeruminegi. Ilma, et sul ei ole mitte midagi kaarti ega kompasti ega muid asju. Kas või lihtne oskus, kuidas orienteeruda. Siis, mismoodi siis seal ellu jääda? Lihtsad asjad, kuidas endale peavarru ehitada, värsket vett saada, süüa saada ja nii edasi. Tahad ega küsida? Ei, käin huviga kuulama, et sinu... Ja mis seal veel siis... No seal on väga palju asju, aga mis on
võib-olla veel olulised asjad, mida mainida on nagu koos toimimine või koostöö, sest sa pead seal esiteks rühma koos, mitte jagu 10 meest, just rühm 30 meest, sa pead teistega koos sa õppida arvestama üksteisega. Sul siis tuleb see 9 kuud seal kõik koos asju teha ja mingid osa siis kaitseväelasi saavad siis seal õppida juhi rolli rohkem, teised on siis spetsialisti rollis ja nii see nagu kooslus ja see meeskonnatöö õppimine käib, sest et nad lähevad sealt välja, nad lähevad kuskile ettevõtetesse tööl, hakkavad ise ettevõtjateks, poliitikuteks, juhtideks ja nii edasi, siis see on ülimalt kasulik oskus. Igal juhul on vaja teada, kuidas nagu teistega koos toimida, et eraldi saar ei saa keegi olla. Sest tänapäeval ma kujutan, et paljudel on kiusatus olla oma saareni. Jah, see võimalus on olemas inimestel ja palun, kui teil on need ressursid ja tahe kõik olemas, võite seda teha, aga tuleb ka nagu tõele näkku vaadata, et suur osa enamus inimesi peab teistega koos elama, teistega koos toimima ja kohanema, et see lihtsalt on nii. Me lähtume ise ka samast loogikast, et rõhume pigem koostööle kui eraldi funktsioneerimisele, et siis tulevad paremad tulemused ja jääb meist endast parem mulje ka. No absoluutselt, et ma arvan, et see on selline elu põhitõde, et ega kui me võtame näiteks kõige lähedasem ja kõigile arusaadava koos tegemise kooslus on ju perekond. See luuakse koos. Ja meil tuleb koos oma lapsi järglasi kasvatada. See on juba koos, see on nagu 50%, 50%. Ega see ei muutu kuskil muudes kooslustes, see on samamoodi. Loogika jätkub, ega see nii sügavalt ümber ei asetu. Jaa. Ma tean, et sa oled mõnda aega olnud ka maakleri ametis. Et mida see on sulle andnud? Jah, kinnisvara maaklerina tõesti olen tegutsenud ja piisavalt pikka aega, aga see oli hästi huvitav, et ma kaitseväe ajal tegelikult läksin õppima. See oli Tallinna Tehnikaülikooli, siis Tallinna kolledž oli veel tollel ajal, kui ma alustasin. Ta oli kinnisvara, ma ei mäleta, kas haldus või hooldus eriala. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen kaitseväelasena, et kuidas ma seda nagu praktiseerida saaks, et seal polnud mingit võimalust. Ja ma olin nagu siis oma elu ja tegemistega seal kohas, kus mul tuli otsustada lihtsalt, kas ta kaitseväes karjääri õppida ohvitseriks või vanemal ohvitseriks või siis keskendudagi siis sellele ülikoolis õpitavale erialal. Ma tulin kaitseväest ära ja mõtlesin, okei, et mis see nagu roll või töökoht võiks olla, kus ma seda kinnisvara halduse teemat siis saan praktiseerida. Mingil põhjusel ma arvasin, et see on kinnisvarabürood maakleri roll ja siis ma kandideerisin erinevatesse büroodesse ja Uusmaa oli see, kes kutsus siis vestlema, kus mul see klapp nagu kõige nagu parem tekkis. Ja sealt see huvi tekkiski või nad ütlesid okei, et tule proovi. Et siis ma hakkasin selle maakleri teemaga tegelema täiesti rohujuure tasand, ma ei tea mitte midagi müügist, kinnisvarast, null, et ma ei teadnud sellest midagi. Ja see oli selline, et nad ütlesid, et esimene siuke kondiproov oli, et väga hea, et tahad meil tööl tulla nüüd. Ma elasin Keilast tollel ajal. Mine nüüd Keilasse ja tule nädala pärast tagasi, kus sul on paberi peal 5 inimest, kes saavad osta, müüa ja vahetada kinnisvara. Et kui neid ei ole, et ära tule. Kas sa käisid ukselt uksele? No, kas vahet pole, kuidas need tood. Lihtsalt tänavalt siis läksin inimest juurde ja hakkasin endaga rääkima, et ma olen Priit, olen kinnisvara maakler ja näed, kas sa tead kedagi, kes tahab osta, müüa, vahetada kinnisvara. Täiesti niimoodi tänavale läksin. Sain need 5 nime ja läksin tagasi ja sealt tuli veel rida muid voore ja vestlusi. Siis ma sain siin, nad võtsid mind sinna tööle ja kuskil 1,5 aastat ma olin seal Uusmaas. Ja siis ma läksin edasi kinnisvara ehitus- ja arendusettevõttesse müügimeheks või müügikonsultandiks. Seal on see, et sul on nüüd uus maja ees, seal on hunnik korterid. No näiteks mul oli seal
mingi 150 korterit, mis on siis vaja müüa. Ja siis ma hakkasin seda õppima alles päriselt, kuidas see käib. Nii seal ma toimetasin kuskil 3 aastat, mingi 4-5 aastat kinnisvara müügi teemal olen toimetanud. Kas vahest kisub hammas verele ka, et tahaks veel? Absoluutselt mitte. Jüri veel küsis, et mis see mul andnud on, mis ma õppinud olen sealt. Hammas seal verele ei kisu, sellepärast, et mind hakkas rohkem huvitama selle korteri või selle kinnisvara asemel rohkem see inimene. Ja see psühholoogia seal taga, et nagu miks nad ostavad, mis on need ostmisele viivad asjaolud ja see viis mind tegelikult müügi coachingu õpinguteni. See on üks asi, mis tegelikult on andnud mulle, et ma sattusin sinna küll juhuslikult sinna müügi coachingu koolitusele, aga seal ma hakkasin kohe seda õpitut rakendama seal nüüd nende klientide puhul ja mul tekkis palju paremad suhted. Ja sest, et ma suutsin nagu inimlikul tasandil nendega sellise kontakti luua, mitte et müügimees ja siis ostja, aga see oskus, coachingu oskus aitas inimlikumalt seda kontakti luua. Ja nendest klientidest, kellele siis ma seal need korterid müüsid, olid vahepeal siis mu coachingu kliendid ja täna on ka päris mitmed ka kombataride kliendid olnud, et need suhted on tulnud kaasa. Ja ma arvan, et suhted on ühed olulisemad asjad elus üldse, millele tasuks piisavalt palju tähelepanu. Ja... Et siit võib-olla kuulejate ka, et tasub suhteid hoida, et ei tasu sindu põletada nii palju. Jah, ma isegi soovitaks niimoodi, et tasub õppida selle kohta, kuidas suhteid arendada, ehitada ja arendada, et siin kombatardiga koolituse tehes ma märkan üsna sagedasti, et inimesed ei oska suhteid arendada. Pole seda oskust. Kus te olete õppinud suhteid ehitama? Kuskil on õpetatud koolis või? Ei ole kuskil õpetatud. Ei õpetate kuskil. Ise katse eksidusmeetodil. Väga ei õpetata jah, et võib-olla mingid kahtlemata mingi vanemate on ja eeskujud on ja et vähemalt enda isa õpetas nagu kui sul on midagi vaja, siis tuleb ikkagi inimestel nagu nööbist haarata ja uurida. Aga milliseid sõnumu kasutan? Kuidas ma nendega räägin? Mismoodi ma seda vestlust üles ehitan? Kui tulevad mingid konfliktsemad olukorrad hakata, mismoodi ma neid lahendan? Et kogu see dünaamika seal taga, et kui sul oli isa eeskuju või kellelt sa said õppida, see on väga hea. Kõigil ei ole sellist platvormi. Pigem enamusel ei ole, ma ütleksin. Pigem ei ole jah, et seal on nagu eks vanematelt õppisin võib-olla varju küll ka, et sa õpid nüüd valesid käitumisnorme ka on ja õppida, aga ma ütlen oma kogemuse põhjal, et neid on võimalik ka välja juurutada ja sõelaga sõelud välja, võtad positiivselt, minu vanemad mõlemad pidasid pooli näiteks, olid müüjad, eks ole, inimestega suhtlemine puhas, igapäevaselt asja ajamine, kõik siuke, et sa ikkagi see jääb sulle külge, et pärast täiskasvanu lihtsalt analüüsid, mis jääb, mis läheb, eks ole. Ma mõtleksin, et need, kes on ettevõtluses, juhtimises, mis iganes oma rollis edukad, on need, kes on loomupäraselt kas loomupäraselt head suhtlejad või nad on õppinud. Kuidas siis suhelda? Sest tegelikult tänapäeval on väga palju võimalusi, kuidas õppida suhtlemist. Nüüd võimalusi on väga palju. Kõige lihtsam lihtsalt vaata videosid YouTube'ist, proovi midagi rakendada, loe raamatuid, võimalusi on väga palju, et see isegi peale mingi väga kallis koolitus, võid päeva vabalt, löö internet lahti ja õpi. Ja, aga ma ütleks ka seda, et kõige tähtsam, et praktiseeri, mida sa õpid, sest kui sa ainult omandad teooriat, inimestega ei suhtle, siis sinu suhtlusoskused ei arene. Väga nõus, see on õige. Et see on jah oluline, et tuleb end nagu ikkagi vette visata ja üritada nagu hakkama saada, et algul kahtlemata failida, aga vast nagu vast müügi puhul on samamoodi, et
edu tuleb sellest, kuidas sa nende tagasilöökidega on ju toime tuled. Et kuidas see ei enda jaoks nagu toimima panna, et kahtlemata see on algul inimestele väga raske, et kuidas selle kahtlemata ka liikumispuudega inimese puhul on see väga oluline neid teisid nagu õppida nagu sisse võtma ja ikkagi edasi liikuma, jah, et võib-olla see on ka nagu vanematele, et laske ikkagi proovida. Laske proovida ja laske eksida. Ma olen kõik õppetunnid. Sest tihti on nagu see, et no ma ei tea, toome näite ühistransport, et tavainimesel asju juhtub, aga liikumispuudega noort kindlasti on tihti see, et ma ühe korra proovisin, oli halb kogemus, ma rohkem seda ei tee. Et kahtlemata tasub nagu ikkagi nagu proovida veel ja veel. Jah, eks tihti peale antakse alla, kui ma esimest korda saan seal tagasilööga, ja esimene tagasilöök on vaata tugevam ka, et kui sa teist korda või kolmanda korda saad, siis pole kohe. Ja sa õpid sellega kuidagi siis toime tulema, et praegu tuleb üks olukord meelde, kui ma sinna Uus-Maasse läksin. See võis isegi olla täitsa esimene mingi kõne äkki, kui vist äkki osakonna juht andis, kuule, hei Priit, helista sellele kliendile, et ma ei tea, kuskilt on mingi päring sisse. Ja siis ma helistasin täiesti nagu rohelisena, toorena. ja siis see inimene oli väga teadlik sealt, et ta sai aru, et ma ei oska vastata küsimustele. Ja siis ta nagu lasi mul praadida lihtsalt, ta küsis küsimus ja ma ei saanud vastata ja siis mis ma tegin, ma lihtsalt vait. Telefoni ka rääband, lihtsalt olin vait, ilgelt nagu ebamugav oli olla. Ta ajas su nurka ära. Ta ajas nagu nurka, lihtsalt nagu ma ei tea, võib-olla nautis seda kõik, seda nii edasi. Aga mulle meeldinud see olukord, see kestis mingi 4 minutit see kõne, see oli täis piina. Tundus nagu 40, eks ole. Tundus nagu 40 või 4 tundi. Ja mulle see olukord meeldinud, et ma ei osanud käituda selles olukorras kuidagi, siis mida ma tegin, ma läksin lihtsalt küsisin, hei, osakonna juht, et mida ma peaks tegema, kui siuke olukord veel tuleb. Ütles, et ei, et kuule, see on lihtne. Pane kirja ja ütle, et jah, härra klient, et ma ei oska selle küsimusele vastata, aga ma uurin homme kella 3 järgi. Siis tuleb küsib minu käest. Oli lihtne, aga vaata, kui sul ei ole seda teadmist, et sa võiksid nii vastata, siis ei tule selle peale küll, jah? Ega ei tule, selle peale, jah. Seal on igasugused hirmud taga, et mida ta must nüüd arvab ja mind ei peeta spetsialistiks näsi. Aga see on ju tõsi, see ei olegi siis järelikult veel nii. Ei ole, tõsi on ju. Jah. Ma nüüd teen triki ja ühendan 2 küsimust ja natuke pööran asju ringi ka. Et räägime kombatrediist, mis on teie missioon ja eesmärk ja kuidas sa jõudsid instruktori ameti ja kombatrediga liitumiseni? No, meie missioon, ehk siis kõige tähtsam ülesanne on teekond vabaduseni. Mida ma selle all mõtlen on see, et see, mida me õpetame, et selle metoodika, nende praktikate, nende tehnikate rakendamine annabki inimestele vabaduse paremini suhelda, teistest paremini aru saada, märgata enda puhul vigu või neid kohti, kus ma saan paremaks inimeseks, mismoodi oma emotsioonidega toime tulla, kui need tekivad suhtluse olukorras. Eks see annab selle vabaduse olla parem inimene, mõtleksin võib-olla lühidalt kokkuvõttes. Sellepärast, et need, mida me õpetame, need põhimõtted tulevad lahinguväljalt ja seal lahinguväljal on see vabadus su enda elu tegelikult. Ja lahinguväljal on lihtne. Need tegevused, mida me seal teeme, nad kas on efektiivsed või need ei ole efektiivsed. Nad peavad olema efektiivsed, sest et me tahame võimalikult palju elu säästa, me tahame ellu jääda. Ja need põhimõtted ja tegevused ja printsiibid on ülekantavad ükskõik mis eluvaldkonda. Tegemist on inimestega, ka sõdurid on inimesed enne kõike.
ehk siis teekond vabaduseni on see missioon, mida me ise elame instruktoritena ja need inimesed, kes kombatardiga on kuidagi seotud. Ehk siis see läheb kokku ka minu enda elu eesmärgiga, mida ma siin aastaid pusisin ja püüdsin leida, on see, et ma tahan olla inspiratsiooniks isikliku eeskujuga. Ehk siis kui ma ise ei tee neid asju, mida ma teistele õpetajana räägin, siis ma ei ole miskit eeskuju. Jaa. Et see on minu jaoks oluline ja ma arvan, et see kombatardi metoodika toetab ka seda, mida mina elus teha tahan. Et selle ma mõtlesin ennem välja, kui ma kombatardiga liitusin. Kuidas ma liitusin? Keegi tuttavatest soovitas, kuule hei vaata, et need kombatardi kutid räägivad sama juttu nagu mina, et ma tegelesin coachinguga, hakkasin arendama enda adventure coachingu platvormiks, ma tahtsin hakata inimesi viia matkadele ja läbi selle siis coachingu sessioone teha, et aidata siis inimestel jõuda oma mingites teemades lahendusteni või selguseni. Ja siis ma kirjutasin neile, et hei, väga äge asi, mis teete kombatardikutid, et ma olen ka suur Jocko Willingu fänn, kes on see USA Navy Seal, kes siis selle ülima vastutuse raamistikku on välja mõelnud, kirja pannud. Kui saab kuidagi kampa lüüa või teid toetada, siis ma olen see mees, I'm the guy. Siit oluline õppetund suhtlemise osakonnast. Tasub küsida seda, mida sa soovid ja äkki sa saad selle vastuse, mida sa soovid. Täiega nõus, et ole proaktiivne, et ega keegi ei tule sulle ise pakkuma elus asju. Lihtsalt tee ise need sammud, ole ise initsiatiivikas, haari isi initsiatiiv. Ja kui see on midagi, mida sa päris tahad, siis lihtsalt proovi. Tee see samm ära, küsi. Õige. Siis on lootust. Oota, kuna me siin täna tegeleme podcastiga, siis hüppaks küsimustega sinna maale, et küsiks, et kombatardil oli ka podcasti moodi midagi, sedasi me tuttavaks saime, et kuidas kombatardi podcast elab. Oot, see on hea küsimus. Kombatardi podcast väga ei ela praegu, sest meie fookus on rohkem keskendunud treeningutes. Meil on kevad hooaeg hakkab ja me ei ole nagu seda prioriteediks seadnud. Küll aga just üleeile rääkisime turundusosakonnaga, et nad just hei, et meil on vaja kedagi, kes teeb 2 osa 6 kombatardi podcasti, sellele on vaja elu sisse jälle saada. Ja siis mõtlesin, et ma tahaks oma podcasteri karjääri jätkata, et ütlesin turunduse spetsialistil pane kalendriks aega, et arutame läbi. Aga tänase osa saadi juba panna koostöös meiega üles. Ja. No täpselt, et ma mõtlen, et ma panen seal plaani kokku ja ma hakkan seda podcasti siis ise edasi vedama. Et meil on olemas ka teine podcast, Remo podcast. Remo Ojast on siis kombatardi tegevjuht, üks asutajatest. Ta teeb seda inglise keeles, et see on rohkem nagu siis inglise keele kõnelejatel ja rohkem ka Euroopa suunal, kuhu me tegelikult oma tegemiste ja treeningutega tahame liikuda. Muidu enda sõiduraalne podcast ka räägime, kus... Jah, mul oli podcast või on siiamaani podcast räägime ja tegelikult ongi see dilemma, et nagu kummaga siis tegelikult edasi tegeleda, kas selle räägime podcastiga või kombatardi podcastiga või mõlemaga. Sest et need teemad ja need inimesed, keda siis mõlemasse podcasti kutsuda, on erinevad. Sest räägime podcast, ma alustasin sellega rohkem selle eesmärgiga, et coachingust ja coachinguga seotud teemadel rääkida ja üldse enesearengu teemadel. Kombatardi podcast on rohkem nagu juhtimise suunaga, et me räägime rohkem juhtimisest ja juhtimisega seotud inimestega. Et eks vaatame, et võib-olla isegi mõlemaga võiks jätkata, sest need on natuke erinevad. Ma ei tahaks nagu neid segada oma vahel. Aru saada, me hoidsime ka võimude lahususe printsiipi, kui meil oli 2 podcasti, nüüd on üks ja ainus ja kõige armsam meie enda oma. Jah, et see on oluline, et seda fookust hoida. Aga tegelikult sa vastasid oma jutuga meie järgmisele küsimusele, et kuidas podcasti idee sinuni jõudis, et 2 erinevat suunda ja siis ma saan aru, et kõik praktilisest vajadusest olid. Räägime ja siis ka kombatardi nagu. No räägime, seal oli mitmed muid nagu olulisi
nagu soove veel, et ma arvan, et te olete ise ka tundnud ja ma märkan teie pool ka, et see podcast'i tegemine arendab ka suhtlemisoskust tohutult palju. Ja see podcast'i eelis on see, et sa saad nagu mingi tuttava endale külla kutsuda ja sa saad teda nagu temaga palju tuttavaks, et ega meil ka need saatekülalised ikka põrkad temaga kuskil kokku, aga sa ei räägi temaga ju väga pikalt nii elulistel teemadel nagu. Nõus. Näiteks täna ma sain teada, et sa oled ka Keilas elanud ja võime teinekord Keilas kokku saada. No täpselt. Ja meil nii-öelda see maakleri töö puhul ka, et meil on võib-olla siin sügisel vaja. No, aga jah, sellega ma olen ka nõus Jüri suga, et see ongi võimalus põnevate inimestega kohtuda ja kuulata neid ja õppida neilt, et see oli üks nendest eesmärkidest, miks mina hakkasin podcast'i. Meil oli tegelikult sama. Täpselt sama. Meid huvitavad inimesed. Väga põnev on seda podcast'i ennast nagu edasi arendada, et stuudiot otsida, oma nimi välja mõelda. Teemasid, mida võib lahata, eks ole. Jah, alati mingid arengukohti, mis külalist järgmisena tahan kutsuda. Et see on ka nagu üsna põnev tegelikult, et seal ei... Et see uudsus nagu ei kao ära, et see ei ole nagu niimoodi, et okei, tegin ühe podcast'i ära, aitab küll, nüüd on nagu tehtud ka, on. Tekib mingi hasart nagu ka teatud sisse ikkagi. Kelle ma kätte saan ja millest me räägime ja kas me suudame seda teemat käsitleda. Näiteks eelmine aasta meile tuli natukene, mina ütleks väljakutse, et meile tuli pakkumine teha saade inimesest, keda enam ei ole, teda meenutada. Mina tundsin isiklikult, et see on väga suur vastutus ja me tegime seda võimalikult delikaatselt, aga asi sai täitsa tore. Ja väike siuke ebamaine intsident oli ka, et võib-olla see, kellest me rääkisime, Keiu Roosimägi käis meil korra ise ka külas, tegi väikse kolksu, ajas asjad ümber. Et järelikult jah, et oleme siin mõelnud seda liini ka jätkata, et rääkida nendest, keda enam ei ole ja teemasid on erinevad, et me võtame kõik nagu vabalt vastu ja iga kord on nii põnev ja nii toredad inimesed, no kuidas sa lõpetad ära podcast'ide tegemise? Ja see lisab nagu põnevust igale nii-öelda kodust välja minekule, et sa ei tea kunagi, keda sa kohtad, keda sa võiksid nagu veel nii-öelda kutsuda endale. Just ja siis võrgustiku laiendamine, see nagu kaasneb sellega, on. Loomulikult. Et sul on nagu Googles teadmine, sest sa tead seda inimest nagu rohkem sügavuti ja sa tead nagu nii-öelda mingid asju talle pakkuda või uurida või mida iganes. Jah, et iga kord saad ju natuke targemast, tegin ka seekord väikse taustatöö, eks ole, et teame 11 pikka aega, oleme koos asju teinud, aga ma ei olnud sind guugeldanud, siis vaatasin, eks ole, et iga kord saad midagi. Mis sa sealt veel otsisid, et su huvi tekkis kohe? Ma kirjutasin sinu nime ja kommentari ja vaatasin, mis veel tuleb nagu välja, et see on ka üks põnev osa, kui sa võtad nagu see külalise täiesti põhjalikult ette, et kuulata intervjuusid, artikleid, mida kätte saad nii-öelda. Kuigi see on võib-olla meil ka Jüriga saatejuhiline erinevus, et mina hoian ennast alati igaks üks puhta lehena, et siis tulen nagu värskelt, võtan inimesi. Jah, me oleme nagu erinevad, et Michael mul tuleb puhas leht, aga mul meeldib nagu põhimõtteliselt Google viimase leheni läbi lugeda ja siis mingid mõtteid nagu podcast'i tuua, et see on. Aga ma arvan, et see nagu on hea dünaamik, et täiendada üksteist sellega. Et see on hea täiendus, et Michael suudab nagu nii-öelda spontaanselt on ju sisse tuua, aga mina suudan siis nagu anda tausta, et äkki küsime seda ja toda ka. Jah, et siuke
selline see meie dünaamika on, loodame, et kuulajad on 2 aasta jooksul seda mõistnud ja kes nüüd praegu selle peale tuli, siis õnnitleme teid. Olete saanud, mis tagasisidet te saanud olete? Kirjutatakse teile, mis teile öeldakse? Nagu ma seda tavaliselt kokku võtan, et meie podcast elab kuskil omaette, meie teeme, episood läheb lendu ja need lenduvad seal kogu aeg ja siis me käime kuskil ja öeldakse, et jaa, teie teete seda, et me kuulame teid ja siuke. Ma olen võtnud sellest suhtes sarnase lähenemise nagu kunagi oma luuletustega, et luule peab olema vaba, podcast on ka vaba, ta elab oma ette, ta elab omas maailmas, areneb ise, jõuab inimesteni, mina teda piitsaga tagant ei sunni, ma kuulaja numbreid, ausalt ma ei vaata või vaataja numbreid, et pigem teebki südame soojaks, kui kuulad kuskilt, et me kuulame teid ja teame teid ja siuke tore. See sõltub, mis eesmärgil te teete seda või mis eesmärgil inimesed teevad podcast'ile. Jah, et meie eesmärk, mina ütleks, minu eesmärk selles asjas on olnud, et inimesi nagu avada ja neid põnevaid inimesi leida ja näidata, et me oleme inimesed ja elame põnevat elu. Ja see on nagu peamine motivaator tuua nagu inimeste mõtteid, keda võib-olla kes muidu võib-olla löögile ei saa, meil on väga palju selliseid, kelle jaoks meie podcast ongi esimene kogemus kui selline. Jah, ja meeldiv on alati teha see positiivseks. Selle võtame siis talt hirmu maha, et kui keegi, et kui ta varem oleks väristanud, siis ta nüüd ütleb muidugi tule. Jah, et see on alati meeldiv inimesele pakkuda seda võimalust. Ja me proovime olla nagu vahetud ja mitte nagu hukkamõista või midagi sellist, et inimesed tunnetavad selle ära ja siis nagu nõus rääkima ka. Võib-olla me selles esimeses podcastis rääkisime, kui ma teil 2 aastat tagasi käisin külas, aga Jüriga. Kuidas sa üldse jõudsid minuni? Praegu me ei suutnud praegu meenutada seda. Minul hakkas kõik nagu raamatust, et ma käisin ühes vahendus, nii-öelda TalTechi ühes podcastis. Ja siis tekkis mõte, et võiks teistesse ka minna ja siis ma nagu tuli välja, et siis guugeldasin ja viimase leheni vaatasin järgi ja Googlesid podcast'e nagu? Jah, podcast'e, siis sinu oma ei kuidagi silma ja mõtlesin, et kirjutan. Ikka on jälle julguses kinni, et kes... Et see sama, mida ma rääkisin, et jälle perekasvatus, et kui sa tahad midagi, siis tuleb kirjutada, uurida, torkides kunagi ei tea. Kunagi ei tea, kus argnema hakkab, on ju. Väga nõus. Selles elu veitubki. Aga see on vist meile küsimus suurele ringile, et mis on olnud podcasti tegemisel kõige raskem osa? Mis minu jaoks on olnud podcasti tegemisel kõige raskem osa? Niimoodi tagantjärgi mõeldes ma ei arvagi, et seal midagi rasket on olnud. Võib-olla keeruline oli algul kogu see tehniline pool, kuidas üles panna salvestuse pool, aga ma ei läinud kuskile stuudiosse, kus tehakse kõik valmis, natuke nagu ise pidin sealt käkerdama, kogu see platvormi peale üles panemine, algus läks ikka metsa nagu ka, mingid osad ei saanudki üles panna, sest heli läks metsa ja ühesõnaga. Teil oli sarnane kogemus, et meie esimene episood me saime ikkagi nii-öelda sõimata, et mis kuradi käkerdis see on ja me tegime esimesel päeval ju 2 või 3 podcasti korraga ja siis kõik olid sõlta kehva kvaliteediga, et... Jah, või eelmisest suvest oli huvitav kogemus, et mälukaart, mida sa nägid, et ma ennem siia masinasse panin, meil põles eelmine aasta läks see jõujuhe valesti ja ta põletas mälukaarti läbi. Ja just sel päeval, kui me tegime 3 podcasti korraga. Et teeme suveks ette ja siis sellest ette saame kätte, aga et see on ikka karm, kui sul see ikkagi läheb ja siis sa pead selle inimese et kirjutama, et sorry paar, et on haigtund, on ju. On haigtund täiesti niimoodi. Et teeme uuesti.
jah, mitte midagi, ma proovisin. Ja katsu see inimene ära rääkida, et jälle see aeg, no vast siit tulemegi järgmise takistusel on need aegade kokkuleppimised on mõnikord päris siuke pikaajaline protsess. No mul nagu jah, ei ole vist olnud väga keeruline ei aegade kokkuleppimise osas. Võib-olla üks siuke nagu väljakutse, mis mul oli vähemalt selle podcast räägime osas tegemisel, et ma tahtsin, et selle vestluse jooksul jõuaks inimene, kellega ma vestlen ise taipama, mis on, pole selle peale mõeldudki. Noh, et mingi siukene asi, et ma otsisin nagu siukest kohta ja seal. Mingi struktuur oli loomulikult mul ees, mis küsimusi ma tahtsin küsida, aga tihti peale need läksid ikkagi siukseks väga põnev teena, läksin sellega kaasa ja siis pärast ma vaatasin, tegelikult sai kaetud need teemad, et aga ma ei küsinud täpselt nagu neid küsimusi. Ja see taipamine tuli, kui sa lihtsalt oled hetkes ja lähed kaasa selle vooluga, et mulle nagu... See võib-olla on ka üks raskus, et sa algul kipud nendesse küsimustesse varu kinni ja... Jah, et nüüd me suudame ka nagu vabalt mõelda, aga no ma igaks juhuks alati, mul on see harjumus nii tugev, et ma kirjutan ikkagi asjad läbi ja mõtlen, et siis on nagu varem. Jättes ruumi, aga ma ikkagi mõtlen asjad ette läbi. Et see on jah oluline, et see on siit tuleb see planeerimise teema, et kui sa oled planeerinud, siis see nagu vabastab sind, et siis sa vähemalt ei jää toppama, et sul on vähemalt, sa tead, et sul on kuklasse teadmine, et mul on need küsimused olemas, kui ma jätta jään, siis kui ma need siis välja kraamin, aga no see on nagu kooli ajal, et kirjutasid neid läbi või see spikri teema, et mul spikker olemas, aga sa ei pea tingimata seda kasutama. Täpselt nii ongi, et ma arvan, et ega see kehtib igal pool mujal elus ka, see just planeerimine. Ma olen selle läbi mõelnud, kes kirjutab läbi, kes arutab kellegagi läbi, kes teeb mingit teste, proovib, katsetab, et noh, see kõik on just ettevalmistus on ülioluline, ükskõik mida me teeme. Kui sa lähed mingisse olukorda, kus sa pole nagu varem olnud ja sa hakkad, siit on näite müügist, kui sa lähed kuskile müügikohtumisele, näiteks mina müün mingit oma toodet või teenust ja ma lähen mingi väga olulise kliendi juurde ja meie tehingu summa on hästi, hästi suur, mõlema poole jaoks. Ja kui ma pole mitte midagi selleks ette valmistan, kui suur on tõenäoliselt midagi läheb valesti seal? No oli suur, jah. Mida ma selleks teinud olen, et kui need juhtub kõige tõenäolisemad asjad, et ta küsib nii, ütleb nii, tuleb sihukeste argumentidega välja. Ja siis ma pean seal laua taga hakkama välja mõtlema. Ma olen pingeseisundis nüüd ise ja teine pool ju tahab ju oma soove siis kaitsta ja saada, et siis see ei ole... Jah, sul enesekindlus on ka... Enesekindlus lööb kõikuma seal, et ülimõistlik on need asjad. Ja see süüdune ka, et ma oleks võinud ju ette valmistada. Noh, kas või see samaga, et sa, Michael, proovisid, et vaatame, kuidas selli töötab. Iga üks rääkis mikrofoni, panid kaardi arvutisse, kuulasime mehed läbi, kõik on hästi, kõik toimib. See on ette valmistus. Et see podcasti tegemine õpetab seda ka, et sa pead nagu... Et ennem veendu, kas kõik on nagu korras ja siis hakka tegema. Uisapäisa ei saa, muidu kõrvab mõlukaart ära. Et sa 1,5 tundi inimesega rääkinud ja kogu see vaev ja mõttevahetus läheb nagu muntsu. Jah, et olgem ausad, tobe, kui see juhtus, ma tahtsin kodu minnes rusikaga läbi seina lüüa. See oli nagu nii tobe ja samas nagu ühteviisi mitte nagu ennetatav, teistviisi lihtsalt panime juhtme valest sauku ja nii loll. Ja see tegi nii katastroofilise tulemuse, et võttis kohe nördimusse, aga siis mõtled edasi, et see on alati see, et sa mõtled edasi, kui ühtepidi sa mõtled teistpidi edasi. Aga läbi sellise tekkis see süvenes see oskus, et veendu enne kui alustada. Veendu jah, et see tehnika on paigas, eks ole, oma 2 mälukaarti. Kõik see ettevalmistus nagu peab olema. Kuidas monteerimisega on aja jooksul, kui sina tegid, et meie
noh, kuna monteerimisega tegelen mina, olgem ausad, ma ütleks, et ega ma nüüd väga palju parenenud ei ole, ma näiteks kuulasin siin üks vahe, ma neid vanu muusikasaateid, mis ma tegin, et ma tegin seal ikka igasugu trikke, ma panin ennast kõlama nagu autoraadiost tuleb hääl ja ma panin ennast kõlama nagu piloot, kes räägib lennuki kabiinis reisjatega, et nüüd pole vaja selliseid trikke teha olnud, et mul on need vanad trikid ära ununud, aga noh, ma arvan, et mul on, kui ma praegu peaks hakka monteerima, siis võtaks ikkagi päris palju aega jälle. Et ega keegi mul ei monteerinud seda, ma ise kõik õppisin, YouTube, tohutult palju aega läks, tohutult palju aega läks, sest mulle nagu meeldib nokitseda, aga see kõik on nagu millegi arvelt. Ja siis nagu täna ma mõtlen, et kui mul vähegi on võimalus, et võib-olla ma nagu ostaks kogu selle teenuse sisse endale. Et noh, ma lähen sinna lihtsalt, on mul kõik mikrofonid valmis, ma räägin ära ja ma maksan sellest raha, et mulle antakse nagu valmis nagu episood, on ja. Nii palun, pane lae ülesse siia postita või Sest meie vist kogesime seda transkriptsiooniga. Ja, et meil oli transkriptsiooni, ehk siis, et tekst pidi olema, iga sõna pidi olema nagu artikli kujul olemas. See oli väga keeruline, sest et see masin, mis seda teeb, ei saanud aru inimese jutust eesti keeles ja siis pidid seda lihtsalt tegema. Diskrimineeris see programm eriti. Jah, ta viskas Jüri kogu aeg nagu jutust välja ja siis ma pidin teda juurde kirjutama. Kas mina ka midagi suu lahti teen? Aga just mina ka tean, et Jüri rääkis, aga Jüri jutu koha peal on tühi koht, eks ole, isegi mingi 3-4 minutit. Siis sa lihtsalt lause haaval kirjutad selle üles. Et jah, mina ütlen selle kurja lause, et podcast peab olema igasugu transkriptsiooni vaba, et see on selle meediumi võlu on see, et sa kuulad ja sa ei pea nagu... või noh, psühholoogiliselt seegi mõjub, et nagu Maikel rääkis, et ta juba psühholoogiliselt vaatas, et ma räägin vähem, et ma meelega, kui ma tegin saateid, siis ma vaatasin, et ma olen nüüd siin Vaits, ma peab pärast rohkem seda üles kirjutama. Aga see pärsib seda podcasti kui ennast vaata, et see ei ole nii vaba. Et siin ongi see oluline aspekt, see koormuse jaotus on ja. Jah, et me mõistame, et ligipääsetavuse seisukohast on ka see vajalik, et oleks subtiitrid ja asjad, aga see, kui sa hakkad ennast saatejuhina nagu pärssima, ma tunnen, et see võtab selle võlu täitsa tegemise võlu ära. Ma olen nõus, see ongi see, et mis mu eesmärk on. Et nagu kui teil on eesmärk, et lihtsalt olla siin hetkes, vestelda nende inimestega ja las see podcast elab oma elu, siis mind väga ei kõiguta see, mida teised arvavad sellesse. Et seal võiks olla see vidin juures. Muidugi võiks, aga me oleme valinud, et me tee need. Aga siit ongi järgmine küsimus. Et kuna ma olen siin Elini kontoris, siis räägikski podcasti maastiku ligipääsetavusest. Et just hiljuti meil on üks tuttav nii-öelda stand-upper, kes kirjutas, et tuttav stand-upperit tahaks taga lugu teha, aga stuudiosse ei pääse. Stuudiot ei ole, kuhu inimene saaks minna. Ja siis viimane hetk oli, kui ma nägingi video, kuidas siis üks tema stand-upper vedis teda trepist üles, igimull üles otsa eest. Et see, et jah, et nagu et see oli meie jaoks nagu huvitav avastus, et ka podcasti maastikul on ligipääsetu, füüsiline ligipääs nagu probleem. No ma arvan, et te tunnetate seda ju ise kõige paremini, et võib-olla nende tavalist inimest ei saa aru nagu sellest. See vist ei paista kohale jõudnud. Et see ei mõtle vaata selle vaatenurga. Või see sama, et me käime on ja neid stand-upi kuulamas, aga mis saab siis, kui mina tahan ise stand-upper olla? Miks ma tahaks lavale minna näiteks? Noh, siin neid näiteid, mul tuleb neid muidugi pähe ja ma ei tea, millist valida, et ma toon selle näite, mis oli kõige viimane. Ma käisin Klassikaraadios tegemas fantaasiasaadet koos Joonas Vateriga ja ma küsisin, raadiomajas oli tegelikult väga hea, ma ei käinud seal vetsus, aga ma sain ilusti sinna 9. korruse stuudiosse, istusin maha, saime teha 2 tundi saadet
ja ma küsisin, aga on teil üldse olnud tavalise seisund Eesti ajaloo jooksul keegi ratastoolis töötaja, ma unustasin öelda saatejuht, aga ma loodan, et too abivalmis helitehniku proua sai must aru. Ja ta ütles, et klassikaraadios vähemalt ei ole, ma ei tea, kas mina käisin Postimehe stuudios, uks oli nii kitsas, et läbi hädamused, läbi trügisin. Aga kui ma peaks seal tööl olema või mitte iga kord, mingi kord kuus seal saadetega jama on. Või me käisime Delfis, tegime tükk aega. Selleks, et podcasti stuudiosse ma pidin iga kord, mul on bussis kalte olemas. Teise asutav kalte. Ja siis pidi abistaja alati see kalte kaenlas sinna ronima nagu. Et mis pointini ma tahtsin ka oma jutuga jõuda ja mida ma ütlesin tookord raadios ka, et see ei tohiks tegelikult olla välistatud, et ütleme ratastoolis inimene läheb raadiosse tööle. See on tegelikult ülimalt loogiline, et see on üks amet, mida ratastoolis või liikumisabivajadusega inimene võiks pidada. See on ju loogiline, sul on vaja häält. Jah, et mul on nagu tõsiselt raske uskuda, et ma olen nüüd esimene, kes läks, eks ole, raadiomaja 9. korrusele saadet tegema Eesti Vabariigi 34 iseseisvusaasta jooksul. Et see on natukene kummaline, see ei tohiks tegelikult nii olla. No, võib-olla nüüd see olukord andis neile lihtsalt siis selle mõtteaine, et kuidas saab aine. Aga samas on nagu põnevalt, et me oleme ka esimest korda olnud ka teisel poolel. Nagu see, kes nagu õpetas mõistusele teist poolt, et kui me võtame subtiitrite tegemise ja kõik sellise. Mingi viipekeele tõlke lisamine. Et see oli aega nõudev. Emotsionaalselt täiesti aru, mis pooled teised on. Et miks ligipääsetavust on nii raske teha, et see on natukene aega nõudev ja siis tekib käega löömise tunne. Et see nõuab nagu lisavaeva ja kui sa oled sellel poolel, et kui sul et sul on mingi üritus vaja korraldada, sul muud mured peas on ja siis tuleb, see samas täitabki seda, et miks on oluline sellega tegeleda nagu kohe läbivalt on ja. Läbivalt, mitte lõpuks. Mitte lõpuks tuleb ups, et peaks nüüd tegelema hakkama on ja. Et mida rohkem sa seda nagu oma protsessi nagu harjutad ja lisad, selle lihtsamaks see läheb. Jah, et aga elus ongi niimoodi, et kõiki, mida me teeme esimest korda, see ongi keeruline ja ongi raske ja seda nauditav parem see tulemus pärast on, et ma nägin vaeva selle nimel. Jah, me õppisime nüüd palju, et me nüüd suudame subtiitrid teha ja viipekeele tõlke ka külge keevitada. Saime kogemuse kätte, kus täis kombo teha, et nüüd me teeme, kui peame. Esimest korda oli raske, tuleb tunnistada. Kui palju on inimestel elus asju, mida nad teevad esimest korda? No ikka on. Oma jagu, ikka on. Ikka oma jagu. Ja mida rohkem ma kordusi teen, seda lihtsamaks läheb. Klassikaline trenni põhimõte. Ja see nagu õpetab seda ka, et kuidas sellest nagu esimesest nagu sellisest nii-öelda tõrkest nagu üle saada. Ja tõrkest ja kimbatusest ja siis saad aru. Sest ega meil oli ka mitu korda kirjutama, et ärme tee, et ei ole vaja. Aga lõpuks saime ikka tehtud, et tuleb leida need sobivad lahendused, õnneks need programmid hakkavad probleem on tegelikult selles eesti keeles, et programmid ei suuda seda nagu tabada, kui me räägiks inglise keeles, siis läheks poole lihtsamini, aga nad hakkavad nagu jõudma mingile tasemele, kus nad saavad ka aru. Saavad, söövad paar raamatut veel siis, 10 sadu raamatuid veel sisse siis. On nagu lootust, et ütleme järgmisel aastal samal ajal saab eesti keeles üsna hõlpsalt. Aga see on huvitav, et meil on praegu emakeele päev täna. Jah, on, lipud on väljas. Tulime bussi peale, mis päev täna on? Maikkel ütles, et emakeele päev. Jah, nii palju mul ikka oli meeles. Et tänapäeval ongi emakeele päev tähendab see, et AI peab rohkem eestikeelseid raamatuid sisse mugima. AI-le on tööülesanne kätte antud.
et see siuke. et see siuke no. Aga jah, ennem kui ma täna tulin saadet tegema, siis ma kuulasin midagi, mis minu meelest oli nagu AI-ga tehtud raadiosaade, et ma ei tea, see tundus ühest küljest nii kummaline ja teisest küljest loominguline, aga et me elame ikka imede ajastul. Et noh, kas te kujutate ette, et 300 aastat tagasi meie esivanemad oleksid arvanud, kuidas me täna elame? Ei mitte nalja teed. Elekter on soe vesi, igasugused külmkapp süüa täis, enamus inimestel ikkagi samas on mingi tulmekaid, mis pole täide läinud siia maali. Jah, et midagi ei ole, aga autod ei lendavad peaaegu, aga ma ei näe, et taevalt lendavad neid on ju. Tegelikult on tohutult palju muutunud ja elu on ikkagi üsna hea ja mugav. Meeletu, aga ma küsisin üks päeva AI käest, et kaugel me oleme sellest, et Knight Industries 2000 ehk KIT oleks päriselt võimalik. Ta tõi mulle välja, et ikka nagu need paljud võimekused ja võimalused, mis seal autol küljes olid, kuuluvad endiselt ulmevaldkonda, et me ei suuda olla nii kaugel, et sellega läheb veel palju aega. Et aga siuke jah. Aga tuleb olla moderne, et me oleme ka Jüriga näiteks AI-ga nüüd rohkem sina sõbrad ja podcasti tegemisel käsi südamel me seda ei kasuta, aga muudes osades küll, et see on jah tõesti ulme, et sa saad nagu käsklusi anda, et ma eile proovisin näiteks see võtti 7 suvelaager tulemas on ja sõitsidki talle paar linki ja ideed sisse ja tegigi sulle ta tahvain ja 3-päevase päevaplaani, mida sa võib-olla ise oleks käsitööga mingi 3-4 päeva või nädal teinud on ju. Ja, selles osas on ta tõesti. Ja kogu aeg mängida ka, et isegi kodulehe andmete põhjal isegi eelarvestas ära ja et sa pead ise kontrollima, aga see, mis see võimaldab nagu aega kokku hoida, jõuda selleni kiiremini seda soovid, et see on päris, ei oleks arvanud nagu isegi 5 aastat tagasi, et me oleme sealmaal. Jah, et me oleme sealmaal, jah, see innovatsioon võib-olla veel tundus loogiline, ma ei saa ikka siiamaani üle sellest, et elektritõukerattad on populaarsed. Et meil pole Jüriga neist kasu mitte midagi, aga ma loodan, et väga paljudel siiski on, aga et mõned oskavad sellega üldele ratastooli ette panna nagu. Jah, mõned oskavad, aga mina uskusin tõesti, et meil tuleb nagu tagasi tulevikku ja tuleb ikka kaljukrola, mina arvasin seda. Küll need tulevad. Sinna läheb veel aastakümneid aega kindlasti. Jah, aga et innovatsioon on kummaline ja kui me võtame podcasti kui meediumi enda, see on ju raadiosaate teine tulemine, et MTV-ga alustanud lugu 81. aastal Video Killed Radio Star on nüüd pöördunud vastupidiseks. Ja mõtle see podcast on nüüd igaühe taskus olemas. Jah, see on igaühe taskus olemas. Et see on ikkagi kõigile kättesaadav ja valik on missugune. Valik on küll tõesti meeletama. Et jah, me oleme jõudnud kummalisse aega, et raadio nagu tõusis 1000 podcastide näol ja ometigi on väga palju erinevaid võimalusi, mida varem ei olnud. Et see on see osa, kust poleks tõesti uskunud, et asjad niimoodi lähevad. Või seda, et see salvestustehnika, mida me siin vaatame, on tegelikult väike hall karp, et kuhu tuleb kõik mälukaarti peale kätte ja meie saame siin selle saate pärast. Et pane mälukaart sisse ja või laua. Jah. Et sellest ongi podcasti olu, ja kes teab, kus me aasta pärast täna me istume siin kolmekesi, eks ole, millised on tehnoloogilised, millised on ühiskondlikud arengud, et aga alati tuleb valmis olla. Ja, kuidas selleks nagu valmis olla, kuidas selleks siis nagu treenida? See on hea küsimus, eks ole. Et see on hea küsimus, sest võtame haridusmaastikku täitsa hädas on praegu. Teevad küll siin õnneks tuleb tiihüpe, et äkki mõtlevad välja. Ma arvan, kõige olulisem on lihtsalt säilitada seda avatud meelt
ja mitte lasta oma egol lihtsalt mingeid asju eirata, kuulata ja mõelda kaasa ja olla lihtsalt nagu kursis oma valdkonna teemadega ja kõige hullem ongi see, kui on lihtsalt see kohal seismine, et me oleme alati nii teinud ja me teeme nii. Tuleb arengutega siiski kaasa minna, et tunnistan, kui ma mõtlen sellele mingist eksistentsiaalsest seisukohast, AI hirmutab mind, aga samas ei saa arengus maha käed, siis jääd ju lolliks. Siis sa jääd rongist maha ja lõpuks hakkad koopas tuld tegema võib-olla jälle. Võib-olla AI õpetab nagu küsimusi küsima. Olla oma küsimustes võimalikult täpne. Siis see on ju selle peal üles ehitatud, et sa pead ju küsima talt midagi. Peab olema võimalikult täpne, et mida laiali valguvam sa oled. Ükskord me tegime sõbraga katset, et kas AI suudab armastuskirja kirjutada. Suudab küll, aga sa pead talle näiteks ütlema, kirjuta mulle Shakespeare'i stiilis, kirjuta mulle, ma ei tea, Betty Alberi stiilis näiteks või sa pead olema hästi täpne, kui sa annad talle üldsõnaliselt, siis sa saad ka üldsõnalise vastuse, kui sa tahad midagi kindlat. Et see on nagu see uue aja oskus, et sa pead oskama küsida. Oskama küsida, oskama vastata ja oskama võtta vastutust. See ei ole uue oskus, ega see on kogu aeg olnud tegelikult, et üks asi on seal ChatGPT-ilt küsida või AI-ilt küsida. Aga teised inimesed. Aga pane inimesed omavahel niimoodi näost näkku istuma. Et see on oma, et oskus, kuidas sa toime tuled, et see on nagu tõesti just tänapäeva puhul, et kui inimesed arvud sättima, aga mitte rääkima vahel, et see on ka huvitav, kuidas mingid oskused hoopis nagu kaduma tahavad minema hakata, et sa ütlesid ise selle sõna ära, et nad on harjunud. Nad on harjutanud ennast telefoni kaudu siis väljendama ja SMS-e saatma ja chatima. Aga see on seda õpitud harjumus. See on õpitud harjumus. Ja kui ma nüüd tunnengi ennast, et mul on ärevusheire, kui ma olen kuskile tööle kollektiiv, ma ei suuda seal teistega suhelda, siis miks on nii? Miks on tekkinud, sa oled mingid asjad hooletusse jätnud. Sa oled mingid asjad hooletusse jätnud, kuhu oled rohkem tähelepanu pannud, et ma arvan, et see tuleb endasse vaadata või siis sinna samusesse peeglisse. Ja see on parim tõdevus, et võib-olla, et kui ma tulen ärevust, siis vaata endale otsa, et miks ma tunnen. Ja võib-olla see, mida me siit tänasest podcastis, mis me koos teeme, saame kaasa anda ja kaasa võtta, et selleks, et osata hästi suhelda, tuleb järjepidevalt ja kogu aeg suhelda. Kogu aeg, üksteisega, võõrastega, nagu, me käisime just tervishoiu kõrgkoolis rääkimas. Mina näiteks kaipin seda, kui ma saan juba rääkida ja rahvast niimoodi konksu otsa püüda ja vähe nalja teha ja see on siuke põnev protsess, et kui sa õpid seda armastada, siis sa suudad seda. Meil on ütlus, mul on siin püksirihma peale kõires, train as you fight. Treeni nagu sa võitled, jah. Treeni selleks, millist võitlus sul on vaja pidada. Kanname selle üle kõik, mis tegemisse. Jah, see on tõsi. Saada heaks podcasteriks, podcastis vestlejaks. Sa pead tegema podcasti ja podcastis vestlema. Väga hea näide. Et elu ongi nii lihtne. Tegelikult ongi kõik need asjad on nii lihtsad. Aga siin tuleb jälle see, et kui ma olen harjutanud ennast tegema kuidagi mugavamat, lihtsamat, ma juba üldse pole mingit oskust arendanud, siis see on keerulisem. Kõik on võimalik teha, kui ma vaatan selle nurga alt, et ma ei oska seda või ma ei tea seda, mida ma saaks teha, et sellest rohkem teada ja seda oskust siis paremini osata. Et see ongi nagu väärt oskus, et sa oskad nagu et sulle visatakse mingi raskus ette ja sa oskad selle tükkideks jaotada, Ma arvan, et see ei pea isegi ootama, et keegi sulle viskab need olukordi, et elu ise viskab sulle ette. Elu ise sulle viskab nagu nii olukord ette. Ja see ongi see, et ka sinu puhul, Jüri, et kas ma jään siis nüüd kinni sellesse, et on nii, või siis ma teen midagi, mida ma saan teha, See on täiesti teist sorti mõtlemine. Ja mul on hea meel. Mida ma saan teha, minu hoiak ja mõtteviis, mida ma saan teha. Olukord on selline, aga mida ma saan teha. Et mis need sammud võiks olla, kuhu saab liikuda veel. Et muuseas see mulle sinu raamatut lugedes kohanemise meistriklass mulle väga meeldis.
aga mida saab teha, mida ma saan teha, kuidas saab? Et nagu need küsimused mulle väga meeldisid ja saab. See on nagu väga hea. Jah, saab. Ja mul on suur rõõm, kui me nüüd natuke hakkame võib-olla lõpupoole triivima, et me oleme 2 aastat saanud teha podcasti. Tõesti on olnud äge. Ja on olnud äge see, et me sinuga, Priit, niimoodi kokku saime sellel esimesel päeval, et selline olukord oli ja me oleme ka saanud koos tegelikult juba mitut asja teha. Eks ole, praegu ma ütleks, et see on meie 4. koos tegemine minu arvestuse kohaselt. 4. Jah, et siuke elu üllatab, aga selleks tuleb ka alati avatud olla ja valmis suhtlema. Et siis tulevad uued ja põnevad inimesed sinu ellu, et ega muidu vaikselt nii-öelda kodus toas tiksudes need inimesed sinu ellu ei jõua. Magava kassi suhu hiir ei jookse. Hakkasin just sama ütlema, et magavale kassile hiir suhu ei jookse. Aga kõige olulisem ongi see enda nagu avatud hoiak ja siis tegutseme. Näiteks teen siin, olen võtnud enda iga nädal ühe siukse mingisuguse sisupostituse mingil juhtimisega seotud teemal. Lihtsalt elu ise annab mingit inspiratsiooni selleks. Ja siis üks postitus mingi paar nädalat tagasi oli see, et kes võiks olla, küsimus oli see, et kas sina oled inimene, kellega ma võiksin pidada ühe kõik on võimalik vestluse. Ja siis kirjutasin sellest mingisuguse loo. Ma isegi nägin seda, ma lugesin seda mingi maanitunistel ausalt, ma lõpuni ei lugenud, aga ma nägin seda postitust. Ja sealt tuli päris mitu inimest, kes tundsid, ma võiks olla see. Ja siis eile oli üks ülimalt äge vestlus ägede inimesega ja me ei tea, kuhu see kõik võib viia. Lihtsalt see oli äge connection. Arutasime maast ja ilmast ja kasulikult ja põnevalt veedetud aega, uus tutvus ja nii edasi. Meil on olnud täna väga põnev ja äge vestlus sinuga, et mida sa omalt poolt soovid lõpetuseks öelda? Ma ütlen, et tehke edasi, mida te teete. Nii kaua kui silm särab, siis lihtsalt haarake initsiatiiv ja olge proaktiivsed ja ma arvan, et te olete väga head näited 2 aastat iga kuu üks episood välja, et lihtsalt ole järjepidev, mida sa teed. Ja ma arvan, et kõige tegemist juures on küll oluline see nagu, miks ma seda teen, mis see eesmärk on. See tuleb enda ükskõik mida sa teed lahti mõtestada ja siis ei ole vahet, mida teised arvavad. Ja see podcasti tegemine on küll meile seda sama õpetanud, et kui see läheb sinu väärtushinnangutega kokku, siis kütta edasi, ja siis et siis need kriitikud nagu vaikivad, sest sa lihtsalt oled tulemas ja sa oled nagu siuke püsiv nii-öelda element, mida ei saa liigutada, et sa ei anna alla ja sa nagu põlv ei nõtke kellegi ees ja sa lähed ise lihtsalt edasi. Sest sa tead, millise teekonna või te teate, millise teekonna te olete läbi teinud. Aga kas sina ka oled teinud midagi, kas sa oled ise teinud selle läbi, see, kes kritiseerib? No ei ole. Et siuke järjepidevus loob selle siuke nii-öelda selle tugevuse, et kui sina nii-öelda ei taandu, siis hakatakse nagu hindama ja nii-öelda vaatama, et mõeldakse veel selle, et mitte väline pool ei loe, vaid sisu loe. Et seal ja neil, kellel on tahe, seal tekib ka võimalus. Täpselt nii lihtne see ongi elus. Tahe on, sa leiad selle võimaluse. Kui sa ei taha, mingi vähe sunnil sa ei hakka mingeid asju tegema elus. Sa teed neid asju. See ei tule sul hästi välja, see ei ole kasulik ei teiste jaoks ega see enda jaoks. Siis tahe. Ja see podcasti teema ka, et sa leiad nagu põnev on leida neid uusi suundi ja kuidas sa paremaks saad. Ja, uued teemad panevad alati silma särama ja uued võimalused midagi teha teistmoodi. Et kuidas olla parim versioon endast. Nii on. Jah, nii on. Aga ma arvan, et sellega saamegi võtta kokku oma 2 aastat ja öelda, et aitäh kõigile inimestele, kes on olemas olnud ja kes meie juurde alles tulevad. Usun, et see 2. aasta või 3. aasta, mis nüüd algas, saab olema sama põnev, kui olid need 2 ja
teemasid ja võimalusi tuleb ja väga vahva, et elu meid on sinuga niimoodi kokku viinud ja mul on siuke tunne, et ma tulen sulle sinna ühte podcasti rääkima. No, aga räägime. Jah, paneme plaanid paika. Vot, selline sai meie teist tegevusaastat kokkuvõtte saade. Jüri, sinu mõtted? On põnev teekond ja tore, et on nüüd täna esimest korda siis uues stuudios. Jah, kohe saame teada, mis kvaliteet siin on. Et saame järjest hakata katsetama, et jälle uued väljakutsed, uued võimalused. Jah, aga aitäh kõik kuulajad, et te olete olemas olnud ja me kohtume teiega järgmisel kuul. Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.